Tere hommikust! Tere tulemast siis meie pilootprojekti esitlusele, et täna räägime siis sellisel teemal nagu HEV-õppija keeleõppest ja räägime siis Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse keelekümblus kohanemiskursusest EDGAR. Ja siis tänane meie kohtumine siis koosneb sellest, et tutvustame projekti, räägime siis meie selle esimese pilootaasta kogemusest, et vestleme kindlasti siis projektis osalenud õpetajatega ja siis tutvustame ka siis meie kohtumise siis teisel poolel ka tegelikult selle projekti käigus valminud ka projekti kodulehte. Ja mina olen Anna Kolupea, mul on olnud au siis olla selle pilootprojekti keeleõppe spetsialist. Ja siis enne seda, kui me tegelikult räägime siis detailsemalt sellel teemal nagu siis Astangu siis kohanemiskursus EDGAR ja siis selle kogemusest paar sõna siis Astangu kutserehabilitatsioonikeskuses, et siis Astangu pakub siis neile erivajadustega inimestele, kes on saanud siis 16 aastat vana, sellised võimalused tulla õppima mingisugust ametit või lihtsalt omandada eluks vajalikud oskused, mis siis toetavad neil siis elus iseseisvalt hakkama saamist. Ja siis kõigepealt alustame sellest, et natuke räägime sellest EDGAR keelekümblus kohanemiskursuse projekti ideest ja siis sellest, kus kohast see kõik algas. Et siis nagu te näete, et selle projekti idee siis sündis 2 aastat tagasi ja siis kui me vaatame sellist üldist statistikat ja vaatame EHIS-e andmeid, et tegelikult iga aasta siis põhikooli lõpetab umbes 200 noort inimest, kellel on hariduslikud erivajadused. Ja tegelikult üha rohkem noori inimesi ja tegelikult nende vanemaid, eriti neid noori inimesi, kelle kodune keel ei ole eesti keel, on aastast aastasse pöördunud Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse küsimusega, aga kuidas meie saaksime tulla Astangule õppima või millised on need võimalused, mida Astangu saaks pakkuda meie tütrele või pojale, et siis see tegelikult aastast aastasse on pannud ka Astangu meeskonda mõtlema, aga tegelikult see on see sihtrühm, millele siiamaani Astangu ei olnud siis tegelikult valmis midagi pakkuma, sest Astangu õppekeeleks on olnud tegelikult eesti keel ja Astangu on olnud rohkem suunatud tegelikult nendele inimestele, kelle esimeseks keeleks on eesti keel. Ja siis tegelikult meil, miks siis selle keelekümblus kohanemiskursuse pealkirjaks on EDGAR, siis on olemas üks fantastiline noor inimene, kelle nimi on Edgar Kukushkin ja Edgari unistuseks oli siis tulla õppima Astangule ja siis esimese katsega ta Astangule ei saanud, sest tegelikult tema eesti keele oskus ei olnud selleks piisav. Aga Edgar ise on seda nii kõvasti tahtnud, et see oligi tema eesmärk ja tema unistus, et siis Astangul õppimise nimel Edgar siis õppis eesti keele ära sellisel tasemel, et ta sai Astangule sisse ja see tegelikult Edgari lugu inspireeris ka Astangu meeskonna niimoodi, et see tegelikult oli veel üks selline kogemus, mis näitas ja veel kord näitas seda, et jah, hariduslike erivajadusega noor inimene on võimeline õppima eesti keelt ja tegelikult on võimeline ka õppima talle teises keeles. Ja siis see tegelikult see Edgari loos saadud inspiratsioon ja siis ka tutvumine erinevate uuringute tulemustega
on näidanud või siis tegelikult on pannud ka Astangu juhtkonna ja Astangu projektijuhtide meeskonda siis mõtlema ka sellele, et mida siis Astangu saaks, ütleme, ka sellele sihtrühmale pakkuda. Ja sellest tuli ka mõte ja hakkas ettevalmistustöö selleks, et Astangu avaks ka tegelikult selle oma esimese keelekümbluse kohanemiskursuse. See tähendas seda, et õppijad oleksid ja olid tegelikult kõik eesti keelest erineva kodukeelega, aga kogu õppetöö toimus nende jaoks eesti keeles ja tegelikult Astangu on iseenesest ka eestikeelne õppekeskkond. Samas sellest aastast alates ka algas ka üleminek eestikeelsele siis haridusele, mis on ka veel üks selline motiveeriv tegur, mis veelgi paneb rõhu sellele, et on väga tähtis pöörata tähelepanu just eestikeelsele ka kutseõppele. Ja samas veel üks selline suur muutus meie haridussüsteemis on see, et kohustuslik kooliiga sai tõstetud siis 18 aastani. Ja siis see kõik on tegelikult selline taust sellele, milline tegelikult on olnud või milliseks kujunes välja selle kohanemiskursuse eesmärk, mis on tegelikult ongi niimoodi, et selle aastaga valmistatakse neid noori selleks ja antakse neile võimalusi omandada eesti keelt sellisele tasemele, mis võimaldab neil õppida edasi eestikeelsetel erialadel. Ja võib-olla etteruttavalt ma saan ka öelda, et nendest 7 noorest, kes tegelikult õppisid sel aastal sellel meie esimesel pilootkohanemiskursusel, 4 noori inimest jätkab järgmisel aastal Astangul siis juba eestikeelsetel erialadel, mis iseenesest on väga hea tulemus. Aga tegelikult ega see kõik ei alanud ainult selle õppeaasta algusega, et see projekt on nõudnud väga siis suurt ettevalmistustööd ja siis ettevalmistustöö algas aastal 2021 ja kuidas see ettevalmistustöö siis käis. Et kõigepealt siis Astangu meeskond, mis koosnes juhtkonna esindajatest, projektijuhtidest ja õpetajatest, käis siis tegelikult külastades venekeelseid üldhariduskoole. Lihtsalt jällegi, et saada aimu, kes on need õpilased, kes võiksid siis olla sellise kohanemiskursuse potentsiaalne sihtrühm. Siis samas nad rääkisid Haridus- ja Noorteameti spetsialistidega läbi ka seda, milline võib olla see keeleõppemetoodika, mis kõige paremini sobiks siis kasutamiseks ja rakendamiseks antud siis kursusel. Siis pärast, kui nad arutasid just lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamist, nad hakkasid ka külastama siis ka koostöös jällegi Harnoga ja siis koostööga siis vastavate koolidega, kes antud siis metoodikat rakendavad, siis need nii-öelda siis koolituskeskused, koolid ja siis üldsegi need koolid, mis paistavad välja siis heade tulemuste poolest, hakkasid neid koole ka külastama, et jällegi koguda seda tausta ja neid vaadata ka, kuidas ja mis õpilaste klassidega ja ka tegelikult näha ka, kuidas seda LAK-õppemetoodikat kasutatakse ka muuseas ka erinevate õppekeelte puhul. Ja siis olid ka läbi viidud LAK-õppekoolitused Astangu töötajatele ja see tegelikult oli väga tähtis, et tegelikult need koolitused ei olnud tehtud ainult neile õpetajatele, kes töötavad just nende õppijatega, vaid kogu Astangu meeskond läbis neid koolitusi. Miks see oli määrava tähtsusega, sest tegelikult see andis luua ühine visioon sellest, mida need õppijad hakkavad tähendama Astangu kutse- ja rehabilitatsioonikeskuse tervikuna,
kuidas hakatakse toetama neid õpilasi Astangu, ütleme, eestikeelses õppekeskkonnas, millised on nii-öelda meie kokkulepped, kuidas Astangu meeskond suhtleb nendega, et kuidas toetatakse nende, ütleme, eesti keele omandamist Astangul tervikuna. Ja siis kõige võib-olla rohkem aega nõudev ja samas ka kõige põnev võib-olla tööosa oligi siis õppekava ja materjalide loomine. Ja siis sellega, et me võtsime ka neid esimesi õppijaid, hakkas ka selline igapäevane töö, mis iseenesest ei olnud ka kõige igavam, vaid iga päev tõi oma rõõmud ja natuke ka oma väljakutseid. Aga sellega algaski kohanemiskursus antud õppeaasta algusega, kus tegelikult iga päev tõi õpetajatele uusi kogemusi, kus igas tundi sündisid uued õppijate lood. Ja siis samas ka sellega õpetajad valmistasid ette materjale ja siis tegelikult nendest materjalidest me hakkasime ka koguma selliseid oma tööriistakasti, mida täna ma põgusalt ka tutvustan, siis kui ma hakkan ka tutvustama kodulehte. Aga mul on väga hea meel, et täna siis meiega on ka meie toredad õpetajad, Tiina, Viktoria ja Kristi. Ja siis ma palun teid lühidalt tutvustada, et siis mis on teie rool Astangul ja mida siis teie Astangul ka õpetate. Tiina, alustame siis sinust. Mina olen Tiina Gurjanova, töötan Astangut juba 5 aastat ja ühinesin Edgari projektiga 1,5 aastat tagasi ja olen projektis igapäevaoskuste õpetaja. Aitäh! Nii, Viktoria? Ja mina olen Viktoria Parmas ja töötan Astangul haridustehnoloogina 2 aastat. Aga annan ühtlasi ka arvutiõpetuse tunde. Ja Edgari kursusel andsin ka arvutiõpetust. Kristi? Mina olen Kristi Moosus ja ma olen päris pikka aega Astangul töötanud, aga hetkel ma olen peamiselt kunstiõpetaja ja viipekeeletõlk ja rühmajuhendaja ja siis oli ka suur rõõm ja õnn tegeleda siis sellise uue väljakutsega. Väga hästi, Kristi, et sa just ütlesid, et see oli tegelikult uus väljakutse. Ja seega ma tahaks ka küsida, et kuna te olete olnud juba Astanguga seotud enne seda, kui nimetame neid Edgari õppijad tulid majja, et millised olid siis enne seda Edgari õppeaasta algust teie tunded ja võib-olla teie mõtted, siis kui te saite teada, et vot tuleb selline, nimetame neid muukeelne rühm ja teie siis hakkate nendega töötama. Et millised olid siis teie esimesed tunded, esimesed mõtted, kas te saate praegu öelda seda? Minul oli tegelikult suur hirm ja segadus, aga samas ma mõtlesin, et mis on need üldised väärtused, mis meid ühendavad, ehk siis see, et me oleme kõik inimesed ja me elame kõik samades emotsioonides ja mäletan hästi seda esimest kohtumist ja tundi nende õppijatega, ehk siis, et ma joonistasin tahvlile 3 erinevat emotikoni, hirm, ükskõiksus ja rõõm ja osutasin sellele, mida mina tunnen ja ma olin väga hirmunud ja siis ootasin, et ka nemad siis oma tunnet väljendaksid ja nemad ei olnud üldse nii hirmunud, kui mina olin. Ja see juba tekitas sellise nagu ühisosa ja edasi läks kõik ainult paremaks. Kui ma saaks täiendavalt küsida, kas need olid hirmud seoses nagu millega, et nad ei saa aru või millised olid need hirmud? Ja, et kas ma tegelikult teen õigesti, et kui ma oskan natukene vene keelt rääkida,
siis tekkis suur kiusatus anda informatsiooni edasi vene keeles. aga et samas, kui ma mõtlesin, et mul on selline võimas asi nagu kunst minu käsutuses, mis on visuaalne keel ja lisaks ka veel kuskil sisemuses viipekeel, siis ma kasutasin neid võimalusi ära ja esialgu ma tõesti pisut kasutasin vene keelt, aga sain meeskonnalt järjest julgustust seda mitte teha ja see oli õige otsus. Aitäh! Nii, Viktoria, mis olid sinu mõtted õppeaasta alguses? Ja mul oli nii, et ma olin aasta andnud arvutitunde ühele kursusele, aga see oli eestikeelne kursus. Ja siis ma mõtlesin, et mul ju mingid materjalid on, et ma sain aru, et ma pean neid kohandama. Aga ma ei teadnud üldse, et milline see keeletase on ja küsisin projektijuhi käest, et kuule, et kes oli neid õppijaid näinud juba, oli näiteks seal sisseastumiskatsetel, et kuule, et kas nad saavad aru, kui ma ütlen, et tee arvuti lahti. Ja siis ta ütles, et ei, sellest vist ei saa aru. Siis ma mõtlesin, et mis ma siis üldse teen seal, et tundus, et nendest materjalidest ei ole suurt midagi kasu ja nii enam-vähem oli küll ja et ega ei saanud neid kasutada, et tuli lihtsalt hakata käigu pealt vaatama ja endale selgeks tegema, aru saama, et kes kui palju oskab ja nii see läks. Aga mida sa siis tegid esimesel tunnil? Kas sul on meeles lihtsalt, et kus tee arvuti lahti nagu ei olnud enam plaan, mida sa siis tegid? Arvuti nad ikkagi lahti said, sellepärast, et arvutiõpetuse tunnis on ka ikkagi nii palju sellist praktilist ja visuaalset juba sealt arvutist, et see selguski hiljem, et see ei ole nagu nii hull, et kui nad kõigest ei saa sõnaliselt aru, siis nad saavad visuaalselt ja ma mäletan, et esimene tund me näiteks tegime sellist asja, et ma tutvustasin ennast ja rääkisin, kus mina pärit olen ja ma näitasin seda nagu Google Mapsi kaardi pealt sinna joonistusteekond. Näitasin, et mina olen siit, Astangu on siin ja siis tuli sinna selline teekond. Ja nad said juba aru, et ahaa, et nüüd on nende kord öelda, kust nad pärit on. Siis nad ütlesid selle oma kodukoha nime ja nii need teekonnad sinna joonistasid ja visuaalselt oli kõigile selge ka, et kui kaugelt keegi tuleb ja see nagu töötas. Aga lihtsalt võrdluseks praegu, et meie kuulajad saaksid nagu võib-olla aru, kuhu sa jõudsid, et mida sa kevadel tegid, võib-olla üks viimaseid tunde, et kui sa alustasid sellest ja sa mõtlesid, et tee arvuti lahti ei tööta ja see oli algus, aga millega te tegelesite kevadel näiteks? Meil oli kogu Astangul üldse selline see aasta projekt, et me mõõtsime õppijate digioskusi nii sügisel kui kevadel ja siis kevadel üks viimane tund oligi see, et ka Edgari rühmas mõõtsin digioskusi. Et kui palju, mis näitaski siis, kui palju nad on edasi arenenud. Aga äkki üks praktiline ülesanne võib-olla, mis sul meelde tuleb, et sai kevadel tehtud nendega? Näiteks nad tegid telefoniga pildi ja saatsid selle siis endale arvutisse ja panid kuskile teksti sisse selle. Aitäh! Nii, Tiina, millised tunnid? Sina olid veel ka rühmaõpetaja lisaks, et selline vastutus sulle ka kohe. Minul oli selline, ütleme, eesõigus, mina olin ainuke inimene, kes võiks nendega rääkida ka emakeeles, vene keeles. Kuidas see korraldatud sai? Me leppisime kokku, et selleks on meil kindel nagu märk, et mina panin kaela sellist erksa oranži salli, et siis, et ma õppijatele rääkisin ka, et kui on mul see sall kaelas, siis ma räägin teiega vene keeles ja kui seda salli ei ole, siis räägime ainult eesti keeles. Ja see aitas ja õppijaid juba vastuvõtus juba nagu said aru, et see nagu on nii ja siis tundides see toimis ka. Ja aasta alguses mul on vist Viktoriaga sarnaselt olid sellised segased tunded, sest enne ma olen ka õpetanud eestikeelset rühmi ja oli oma materjal. Ja kui ma vastuvõtust nägin need õppijad ja milline nende eesti keele tase on, siis tekkiski natuke selline hirm ja segadus, et kuidas need samu asju nüüd õpetada neile nii, et nad saaksid aru. Ja mina eeldasin, et see ikkagi tähendab päris palju tööd.
aga ma ei eeldanud seda, et nii palju tööd, et need materjalid ikkagi oli vaja väga palju muuta, lihtsustada, lisada sinna hästi palju pilte ja see võttiski väga palju aega. Aga oli nagu näha, et see nagu toimib. Ja nii oligi, jah. Ja siis nagu vaikselt me siis hakkasimegi isegi rühmajuhendaja tundides. Ma mõtlesin, et ma jätan selle tunni, et ma ainult vene keeles räägin. Aga ma märkasin, et juba teisel pool aastal me viisime seda tundi ka eesti keeles. Et kuidagi see harjumus juba oli minul ja neil ja siis ma kasutasin ka just rohkem neid pilte ja et nad isegi nagu said aru ka nendest eestikeelsetest juhenditest. Aga millal võib-olla, kas see oligi või minu see hetk võib-olla, kui nagu sina said aru, et toimib, et kogu see töö hakkab nagu kandma vilja ja võib-olla siis Kristi ja Viktoriaga teile küsimus, et millal te saite aru, et asi toimib, et nad hakkavadki keelt omandama. Et millal tuli see hetk teile, et ahaa, töötab, toimib? No esimene hetk tuli siis, kui meie rühma õppija, kes on Ukrainast ja kes hakkaski õppima eesti keelt ainult meil Astangul, kui ta hakkas õpilaskodus kasutama õpitud sõnu. See oli see hetk, kus ma nagu tundsin, tõesti nagu toimib. Mina nagu otseselt ei mäleta sellist emotsiooni või kuidagi ei ole mälestust, et nüüd oskavad, et see kuidagi läks niimoodi sujuvalt, aga mul on meeles üks selline juhtum, kus üks õpilane oli vaja teha kirjalikult vastata küsimustele ja siis ta vastas ja pani sinna taha sulgudesse vastusele, et selle mina kirjutasin ise täitsa oma peaga, et ma ei guugeldanud, ei kasutanud tõlkeprogrammi või et ta oli nagu ise selle üle hästi uhke, see oli küll ka ei olnud õigesti kirjutatud, aga see oli kuidagi hästi südamlik ja nii tore tunne, et talle endal oli see ka hästi tähtis. Et sai hakkama, eks ole. Ja et ta tahtiski seda teha, et tal ei olnud nagu oluline see, et ta selle vastuse teeb ja võimalikult õigesti, vaid just see, et ta selle eesti keeles teeb, et see eesti keel tuli seal sisse nagu. Ja siis, kui meil oli see esmane koolitus enne õppeaasta algust, mul jäi sealt nagu hästi meelde see info, et keeleõppes on õppijatel olemas vaikiv periood, ehk siis, et kui ma kujutasin ette, et nii-öelda vene taustaga õppija on temperamentne ja elavloomuline ja see ei olnud üldse õige. Ja ka see, et nad olid päris vaiksed tegelikult, aga et see vaikne olemine tuli sellest, et ta aktiivselt jälgib ja proovib kohaneda ja meelde jätta. Ja siis ma ei teinud seda enda jaoks probleemiks, et miks sa nii vait oled. Ja see, mis nagu tegi palju rõõmu ja lihtsustas seda õppimist ja õpetamist, oli nende eranditult kõigi hästi kõrge motivatsioon. Ehk siis, et üldse ei olnud vaja tegeleda sellega, et tule nüüd ja hakkame tegema, nad olid äärmiselt nagu suure, kõrge valmisolekuga kõiges kaasa lüüa ja see tegi hästi nagu andis väga tugeva sellise põhja või eelduse selleks, et esialgu passiivselt keel hakkaks arenema ja siis ka juba praktiliselt. Ja ma võib-olla ütleks ka sinna just seda, et mul eelmise aasta kogemus oli, et kuna arvutitunnid, siis arvutis on ju võimalik nii palju põnevat teha ja siis nii kui oli mingi väike paus, olid poisid arvutimängudes kohe, aga Edgari tunnis ei olnud mitte kunagi seda, et nad nagu reaalselt kogu aeg tahtsid kaasa teha. Ja tegelikult mõnikord oli võib-olla ka näha, et neil tulid ka tegelikult sellised hetked, et neil oli raske. Et mis te arvate, kas need takistused või need raskused, kas nende põhjuseks oli eelkõige õpiraskused, sest nad olid tegelikult erivajadustega õppijad, või kas nende raskuste taga oli just see oskamatus rääkida eesti keelt?
mis oli primaarne teie arvates? No ma arvan ikkagi need mõlemad olid. Ja eks neil olid, eks nad kõik olid erinevad ja õppimistempo oli ka igal ühel oma ja võib-olla õpioskused ja õppimisharjumused olid ka neil natukene erinevad ka ja see kindlasti ikkagi mõjutas neid. Et osadele väga meeldis kirjutada ja nad näiteks on eelmises koolis on kuidagi õpetatud ja harjunud hästi palju kirjutama, aga meil rühmas näiteks oli üks õppija, kellel oli õpi- ja lugemisraskused, et talle nagu ei sobinud see. Ja siis oligi nii ja siis osad kurtsid, et nendel on halb mälu, sõnad ei jää nagu meelde. Eks need olid need raskused ka, aga see, et nad ei saanud ennast väljendada ja võib-olla ei saanud aru võib-olla kõigist, et see mõjutas ka neid kindlasti. Raskuste puhul minu arust oli ka ilus oli see, et tõesti neil olidki igal ühel omad eripärad, aga et see eelnev Astangu töökogemus tuli kasuks, et kuidas nende erinevuste puhul iseenda nii-öelda tööriistakastist võtta just nimelt selliseid meetodeid, mis siis vastavale õppijale sobiks, ehk siis, et mitte nagu rõhuda selle koha peale, mis on nõrk ja mida sa ei oska, vaid et tugevdada seda tugevust. Ja aja jooksul oli väga ilus näha ka seda, et kuidas see rühm hakkas omavahel tööle, nii et kui nad said aru, et õpetaja ei tõlgi neile ja ei räägi vene keeles, siis nende keele tase oli, eesti keele tase oli erineval tasemel ja nad hakkasid üksteisele ja ma ka julgustasin neid, et aidake üksteist, et te aru saaksite ja see ka parandas koostööd ja mõjus väga hästi. Sest minu meelest ka alguses seda koostööd neil omavahel eriti ei olnud, see hakkas kujunema välja kuskil alles teisel poolaastal, eks ole. Ja, aga minul näiteks ei olnud mingit tööriistakasti kuskilt võtta neid vahendeid. Ja siis ma mäletan, et seesama õppija, kellel olid lugemisraskused ja mina ei teadnud, et tal on lugemisraskused ja ma arvasin, et ta ei saa eesti keelest aru ja proovisin selle sõna hästi lühikeseks teha ja kui ma siis äkki taipasin, et asi ei ole üldse eesti keeles, et ta ei oska vene keeles ka seda sõna ei oska, või üldse ei oskaks lugeda hästi kokku. Et siis ma sain aru, et seal on nii palju muid võimalusi veel, miks inimesed aru ei saa, et mitte ainult see eesti keel. Et selles suhtes see nagu ei et see polegi vahet et mille pärast keegi aru ei saa, et siis tulebki sellega tegeleda. Et see ei saa öelda, et nüüd on meil mingi rühm, kes ei saa eesti keelest aru, et see nüüd on kuidagi õpetajale teistmoodi või hirmus. No ma arvan tegelikult, et just see üleüldse Astangul töötamise kogemus ja erivajadustega õppijate töötamise kogemus toetas teid nii palju, et võib-olla väga palju erinevusi ei olnudki võib-olla olnud see. Kas teie tundsite ka, et vot ju seda, et LAK-õppes üks selliseid põhimõtteid on see, et iga aineõpetaja on ka keeleõpetaja. Kas teie tundsite ka seda keele osa oma ainetes? Kindlasti võiks öelda, et see oli väga tugevalt meie aines, et ütleme niimoodi, et näiteks mina isegi ei jõudnudki võtta võib-olla kõiki neid asju, mida ma oleks eestikeelsete rühmadega võtnud just selle pärast, et see keele osa on võtnud ka meilt väga palju aega. Ja selleks, et üldse edasi liikuda, et oleks vaja omandada seda vajalikku sõnavara ja sellega me aasta alguses olemegi tegelnud. Ja see õpetajal võtabki natukene rohkem aega, et iga tund tegelikult peabki nagu mõtlema, et ma õpetan ained, aga mis nagu keele võib-olla, mis sõnu, mis nagu grammatika vorme ma ka õpetan selles tunnis. Et see kindlasti on väga tähtis osa.
minu arust oli veel hästi oluline see, et me saime alguses iga nädal, hiljem üle nädala kokku ja jagasime üksteise tundides tehtud ja kogemust ja tegime ka sellist nagu lõimingu tööd, ehk siis, et mitte ei olnud nii, et igaüks käsitleb oma teemat oma tunnis, vaid et oleks nädalate teemad, mis siis aitavad kinnistada eri õppeainete koha pealt ja et ka näiteks mis oli minu jaoks päris uus, oli just, et kuidas ühendada loovust ja keeleõpet, et aasta alguses päris palju nii-öelda ei saa öelda, et päris piltsõnastikku oleks teinud, aga et kasutasime kollaaži ja igasuguseid pilte selleks, et siis anda sõnadele tähendusi ja teine asi, mis iga nagu kuuga järjest rohkem kaalu omandas, oli selline vaba vestlus, ehk siis oma tööst ja oma tegemistest rääkimine, mitte niivõrd nagu sõnade õppimine, aga selline vaba väljendus. Ja üks asi veel, mis oli minu arust nagu uus ja huvitav kogemus minu jaoks, just see kultuuriline selline taust, ehk siis, et aasta alguses oli näha, kuidas need õppijad olid nii-öelda hästi tugeva põhikooli sellise pitseriga, et see hirm, et kas ma tegin õigesti, kas ma saan riielda selle eest, kas mul on ikka tehtud täpselt nii, nagu oli vaja, et see hirm oli väga suur, aga et kunstiaine on just ka see, mis siis annab võimaluse individuaalsust rõhutada ja seda, et see ongi väga hea, kui sa teed omamoodi, mitte nii, et ei pea kõik ühtemoodi tegema ja see, kuidas loovus aitas pinget maha võtta ja ka sellist nagu oma isiksust endale teadvustada, et kevadeks see hüpe oli väga suur ja see, et see seljasirgu löömine, mina tean, kes ma olen, ma tean, mida ma tahan ja see on aktsepteeritud, et see oli võib-olla isegi kõige suurem töövõit. Ma mäletan ka seda, et kuidas üks õppija kogu aeg alguses ütles, et ta nagu küsis kinnitust, et on ju, ma olen tubli, et kas ma olin täna tubli, et pärast ta enam niimoodi ei küsinud, aga alguses ta ise vajas seda. Aga mis puudutab seda lõimingut, et siis kuna mina õpetasin arvuti või digioskusi, siis see juba iseenesest pole nagu eraldi oskus, vaid ongi selline üldoskus, mida peaks tegema igas koolis ka lõimima kõigi ainetega, nii et siis ma tundsin, et ma nagu lõimisin arvutioskusi, keelt ja siis veel mingit mõne teise ainega, et selles suhtes olid väga kasulikud need ühised kokkusaamised, kus ma siis nagu alati rääkisime, mis teema parasjagu käsil on ja siis ma oma tunnis, ütleme siis keeleõppe pool oli see, et ma püüdsin neid samu sõnu kasutada ja et just need kinnistuksid, et teises situatsioonis uuesti kasutad jälle mingist, kas sa otsid neid sõnu siis või kirjutad või et need kinnistuks eri moel. Siis me sujuvalt hakkasime juba arutlema meie koostööd teemad, eks ole, õpetajate koostöö, kus meil olid tegelikult terve selle õppeaasta jooksul olid õpetajate koostöökohtumised, et esimesel poolaastal meil oli sellised teemanädalad, kus me tegelikult kavandasime ka koos, igal nädalal me saime kokku ja siis võtsime konkreetse nädala teema, valisime sellise eestikeelse sõnavara ja siis mõtlesime ka need ülesanded, et kuidas me saaksime seda sõnavara siis kasutada igas konkreetses aines. Et tegelikult, et siis õppijad saaksid seda sõnavara korrata ja kasutada. Ja siis teisel poolaastal me valisime sellise keskaine, milleks siis olid aine igapäevased oskused ja siis püüdsime juba siis natukene rohkem siis keskenduda sellele, et õppijad saaksid omandada seda ainealast keelt ja siis, et mitte nii palju rõhutada selle suhtluskeele ja siis selle omandamisele, vaid just pingutada selle nimel, et õppijad saaksid seda ainealast sõnavara. Ja siis, et keel tuleks läbi praktiliste tegevuste rohkem, et siis Tiina, kas sa tahaksid natukene seda kommenteerida, millised oled need praktilised tegevused teisel poolaastal,
mida kõike õpilased tegid sinu tundides igapäevased oskused? Nojah, see igapäevaoskuste aine ongi juba, see sõna juba räägib need oskused, mida on vaja iga päev. See on näiteks söögi tegemine, toiduainete ostmine, retsepti lugemine, koristamine, pesemine, siis me rääkisime veel prügist, prügi sorteerimisest, jah, no kõik need igapäevaoskused, mida meil on vaja. Ja seda me olemegi oma õppijatega teinud. Ja just need kohtumised aitasid näiteks minul valida konkreetseid sõnu, millele ma näiteks rohkem teeks tähelepanu või mida ma pärast võib-olla kontrollin, et kas nad on omandanud neid sõnu, sest ikkagi tunnis ma räägin palju ja kasutan erinevaid sõnu. Aga just need teemanädalad aitasid keskenduda võib-olla nendele sõnadele, mida ma nagu tahaks, et nad kindlasti teaksid ja mida ma saaks ka pärast neile veel korrata ja kontrollida. Ja tundus, et see praktiline tegevus õppijatele nagu sobis ka, et kui nad lõpetasid oma tegevuse, siis me püüdsime ka niimoodi teha, et nad räägiksid ka, mida nad oleksid teinud ja selle kaudu nad oleksid ka nagu kordanud neid sõnu ja väljendeid. Ja need tegevused olid ka päris huvitavad, et me oleme korraldanud ka sellist prügi korjamise mängu aasta lõpus. Me vaatasime ühte video, kuidas Jaapanis on tehtud selline mäng nagu Spogomi ja siis me proovisime teha ka õppijatega seda sama mängu ka meil Astangul, et nad mõtlesid välja ise mängureegleid ja siis me läksime päriselt välja õue ja korjasime seal prügi, sorteerisime selle ja kogusime seal punkte ja pärast klassis juba lugesime need punktid kokku ja see tundus, et neile väga meeldis. Ja siis, kuna tegelikult neil oli ka sellel teisel poolaastal ka aine, mis oli seotud nende, ütleme, selliste karjäärivalikutega ja siis nad külastasid ka kutsekoole, siis meil tuli selline mõte teha selline projekt, kus nad saaksid ka natuke rääkida iseennast ja meil tuli mõte teha ka selline CV, aga päris CV koostamine osutus neile selliseks väljakutseks ja meil tuli mõte teha selline video CV ja siis nad tegid ka sellise kunstiaines ja siis Victoria ja siis Kristi koostöös mõtlesid välja ja olid sellised suured tegijad selle video CV projekti siis valdkonnas. Kas te saaksite natuke rääkida, et siis äkki Kristi, sul oli selline suur ettevalmistus selle projekti sinu tunnis, äkki sa saaksid natuke rääkida, siis Victoria räägib selle filmimise protsessis ka. Et nii, muidugi meil oli natuke nagu selles palju praegu sotsiaalmeedias reaalsus ja siis ootused, et ootused nad osutusid natuke kõrgemad, kui see reaalsus oli, aga ma arvan, ikkagi see oli üks vahva ja suurepärane kogemus. Ikkagi, Kristi, kuidas te valmistusite selleks ette? Ja see andis võimaluse ühest küljest kunsti kaudu sellist nagu auru välja lasta ja teisest küljest siis kasutada ära neid selliseid töid ja pabereid, mis siis värvidega möllamisest tekkisid, et sinna panna konkreetset infot, mida siis selle CV tegemiseks kasutada. Ja see kuidagi aitas tasakaalustada neil iseennast ja no just see süvenemine ja rahulikult oma töö tegemine, et see andis sellise et igaühel tuli täpselt tema enda nägu, see nagu plakat, mida ta siis kasutas selle CV tegemiseks, et see oli suhteliselt pikk protsess ja oli näha, et silmad särasid. Ja see selles mõttes oli pikk, et seal sai erinevaid asju teha. Näiteks, ütleme, arvutitunnis oli nii, et need õppijad, kellel oli kirjutada raske, siis nemad said kujundada arvutis oma neid plakateid. Ja see andiski siis kujundamisoskust ja siis me ka filmisime, võimaldas neil rääkida ja seda sama filmimise protsessi läbida. Ütleme, et me päris seda valmis ei ole teinud, see oligi liiga suur nagu amps meile, et kui mis filmimisest rääkida, et siis pigem
oli meil üks väga õnnestunud asi nagu Astangu animafilmi festival, kus kõik Edgari õppijad osalesid ja nad tegid 3 sellist lühikest animafilmi, et see kuidagi oli jõukohasem. Aitäh! Nii, meile tegelikult on tulnud juba mõned küsimused. Siis palun esimene küsimus, kas noored peavad juba oskama eesti keelt, kui nad Astangule tulevad? Ei pea oskama eesti keelt, aga selleks, et luua sellist ühtset nagu taset rühmast ja võib-olla, et oleks võib-olla kergem need eesmärke saavutada, siis me ikkagi selle aastal vastuvõtus oleme proovinud teha lühikese eesti keele testi, et meil tekiks ettekujutus, et milline õppijate tase on. Ja kindlasti sellist ühtset taset terves rühmas on raske saavutada, ikkagi rühmas on 2 taset kindlasti, aga see eesti keele test annab juba meile sellist informatsiooni, et millist materjali meil on vaja ette valmistada ja kuidas meil nagu üldse alustada nende õppijatega, aga selline eesti keele oskus ei pea olema. Et see ei ole nagu eksam, vaid see on selline diagnostiline ja millisel tasemel see on, et kas see on A1, A2, et jällegi, et mitte kedagi hirmutada. A1, jah. A1 selline diagnostiline test, mitte eksam, eks ole. Aitäh! Nii, järgmine küsimus kõigile. Kas õppijatel oli lubatud tunnis kasutada tõlkeplatvorme? Ja mina küll lubasin kasutada, et tegelikult ju elus ongi need selleks, et sa iga päev hakkama saaksid. Et see ei ole ju spikerdamine, vaid kui sa ise lähed ka võõrasse riiki, sa pead ju kuidagi hakkama saama ja siis on ükskõik, mida sa kasutad. Ja see on ju see, mille käigus sa tegelikult õpid ka. Ja mina ka julgustasin neid kõiki võimalusi ära kasutama, et teha asi endale selgeks, et käsi, jalgu, telefoni, arvutit, kõike. Minu tunnis oli erinevalt, et mõne ülesannetega ma ikkagi ei lubanud, sest eesmärk oli see, et nad kasutaksid need sõnu, mida nad on juba õppinud ja just proovisid neid tuletada meelde, aga mõned ülesanded olid just mõeldudki, et nad ise otsiksid info ja kasutaksid need sõnu, mida on leidnud seal tõlkimisplatvormidelt. Järgmine küsimus just diferentseerimise kohta. Kui õppimise tempo oli erinev, siis kuidas te rühmas hakkama saite? Meie rühmas on abiõpetaja ja see on hea nagu võimalus just, et kui õppijad ei jõua ühel tasemel, siis abiõpetaja võiks neid toetada ja siis me oleme teinud ka niimoodi, et oleme mõelnud ka võib-olla mingid lisaülesanded nendele, kes on kiiremad ja et me näeme, et nad saavad rohkem nagu teha ja siis oligi nii, et kui teed kiiremini, siis jõuadki nagu rohkem teha. Minu tunnis nad ka siis, ma andsin kas lisaülesandeid veel, mis muidugi keeruliseks tegigi see, et kui on erinev tase ja nad hakkavad koos minema, et siis keset tundi oli väga keeruline midagi koos teha, sest nad olid kõik eri tasemel ja keegi pidi siis kuidagi pooleli jättuma ja et see oli keeruline. Ma ise veel mõtlesin, et mida ma kasutasin küll vähe, aga mis on ka üks hea võimalus, et kui keegi saab valmis, siis ta võib aidata kedagi teist, et see sama, kui sa õpetad teist, see ka kinnistab. Ja ma arvan, siin on tähtis ka nagu võib-olla pöörada tähelepanu sellele, et mõnikord see diferentseerimine ei olnud seotud keele tasemega, vaid ka erivajadusega. Sest näiteks seesama meil õppija, kellel oli raskusi kirjutamisega ja lugemisega, et tal näiteks tekst oli lindistatud ja ta ei kirjutanud, vaid tal olid sõnad, mida ta pidi välja lõikama ja kleepima. Ehk tegelikult ta tegi võib-olla mõnikord ülesande sama tempos, aga teiste vahenditega. Et see ka oma ette, see ei olnud, ütleme, tasemepõhine, vaid ütleme, meetodipõhine või ütleme, ülesande tegemise viisi põhine diferentseerimine ka. Nii, kas keeleõppe oli viidud vastavusega üldiste keeletasemega, normidega A1, A2 ja nii edasi? No me ei ole endale just nagu sellist eesmärgi pannud, aga kuna meil oli selline võimalus
testida meie õppijate keeletaset, et Haridus- ja Noorteamet pakkus meile võimaluse teha tasemetööd, sest me oleme nagu korraldanud neile sügisel A1 tasemetöö ja siis kevadel need, kes said edukalt sügiselt tehtud see A1 tasemetöö, sai tehtud kevadel A2 tasemetöö ja need, kellel ei olnud see võib-olla väga õnnestunud, said uuesti seda proovida. Et õppetööst see võib-olla meil väga eesmärk ei olnud, aga ikkagi, eks me ikkagi arvestasime nende nagu ikkagi osaoskustega ja nende nõudedega, mis seal on. Ja sõna veebis võib-olla, kui me ise neid materjale valmistasime ette ja siis sealt me vaatasime just selle taseme sõnu. Ja, et need juhised ja tekste oleme seal ja lihtsustanud ja A1 tasemele. 4 õppijat jätkab siis õpingud edasi Astangul eestikeelsetel õppekavadel. Mis te arvate, vaadates terve seda aastat praegu? Mis neid toetas, sest tegelikult kui nad tulid, need 4 inimest, neil olid ju ainult üksikud eesti keeled sõnad, nagu tegelikult tuttavad neile ja võib-olla üksikud fraasid. Tegelikult see on väga suur saavutus. Nad läbisid eestikeelsed töökatsed ise, teid ei olnud ju neid toetamas, midagi ei olnud, nad olid eestikeelsetel töökatsetel, said kõigest aru, juhenditest aru, said ülesannetega hakkama, lähevad nüüd edasi. Mis neid toetas? Mida siis see ongi tegelikult teie töö tulemus ja vili? Mis sellist imelist teie tegite? No ma võin alustada, et ma arvan, et võib-olla keeleõppeks 1 aasta on ikkagi natukene vähe. Et ikkagi, eks nad jätkavad nüüd edasi ka eestikeelsetest rühmadest edasi eesti keelt omandama, aga vist kõige rohkem toetas neid see võib-olla, et nad said tunda siin Astangul, et nad saavad millegiga hakkama, et neil tuleb see välja, et meile terve see meeskond, kõik õpetajad ikkagi toetasid neid, et nad saaksid nagu tunda, et nad saavad ise midagi teha, et kui nad ise pingutavad, siis nad näevad oma tulemusi ja see mõjutas neid väga palju, et see andis neile julguse proovida, julguse võib-olla rääkida ja no võib-olla see kogu meie nagu meeskond, et kõik ikkagi julgustasid, et meil ei olnud nii, et kõik peab olema ainult reeglite järgi, et proovige ise, mõelge ise ja see andis neile sellise enesekindluse. Meil oli ju väga tore ülesanne ka sinu tunnis, võib-olla sa räägid, vaata see, kui nad pidid majas ringi käima ja küsima, et mis ka kindlasti julgustas täiesti võõraste inimestega. Jah, et see oli see ülesanne, kus me andsime neile küsimused erinevatel teemadel ja siis nad käisid mööda maja ja tegid intervjuu Astangu töötajatega ja need olid väga erinevad teemad. Nad on uurinud, mis filmid meie töötajatele meeldivad või kuidas nad koristavad oma kodusid, kui tihti nad seda teevad, mida nad kasutavad ja see nagu julgustas ka neid hakata võõra inimesega rääkima. Mina arvan ka, et see julgus on nagu põhiline asi, sest no ikka saab ju hakkama käte ja jalgadega ja kordad üle ja nii, aga kui sa julged seda teha, et üldse suhtlust alustada. Ja just see psühholoogilise tõkke nagu maha saamine, et võib öelda, et kõik nad tahtsid Astangule edasi jääda, aga töökatse siis sobival või sellisel heal tasemel siis 4 tükki sooritasid, et see näitab, et see õpikeskkond oli neile hästi nagu avardav ja meeldiv ja kasulik ja et nad said igal juhul ülihea sellise kogemuse ka ja suhtumise, et üldse edasi olla selle keele suhtes selline avatud õppija. Ja võib-olla siis meie sellise omavahelise vestluse lõpetuseks ma paluksin teid mõelda ka, milliseid soovitusi teie annaksite neile siis ütleme eesti õppekeelega kutseõppeasutustele, asutuste õpetajatele, kelle rühmas või võib-olla luuakse eraldi rühmad või ütleme teiste õppijatega rühmas on selline muukeelne HEV-õppija. Et millised on need soovitused 1-2, mida te saaksite sellele õpetajale anda?
no võib-olla natukene mõelda selle peale, võib-olla kasutada rohkem pilte oma töös, mõelda, kuidas seda materjali võib-olla lihtsustada ja võib-olla mitte väga kiirustada, sest võib-olla me ütleme niimoodi, ainealased on nagu raske oodata samu tulemusi võib-olla sellel võõrkeelsel õppijal kui näiteks eestikeelsetel õppijatel, et võib-olla nad liiguksid omas tempos ja omandasid seda ainet nagu omas tempos. Et võib-olla need eesmärgid, võib-olla, mis on võib-olla eestikeelse rühma puhul võib-olla natukene alla tõmmata ja võib-olla teha nagu mitte nii võib-olla suured ja mitte nii palju nagu õppida nendega. No mulle tundub, et on nagu kaks asja, et üks asi on metoodika ja selle kohta saab lugeda internetist, ka meil endal on valminud lehekülg, kus sa saad natukene ideid ja informatsiooni, mis see on ja võib-olla mingeid nippe, aga teine asi ongi su enda selline intuitsioon ja loomulik olek, et kui keegi ei saa aru, siis sa ju lihtsalt proovid öelda teist korda, proovid natuke lihtsamalt öelda, rääkida aeglasemalt, et need on need asjad, mis tulevad ju iseenesest mingist situatsioonist, kui kaks inimest omavahel aru ei saa. Jaa, et olla kannatlik ja tõesti julgustada ja kiita palju, sest et positiivse emotsiooni pealt inimene areneb palju paremini. Aitäh, tänan Kristi, tänan Viktoria ja tänan Tiina. Ja tegelikult Viktoria on juba maininud, et meil on valminud koduleht keeleõppe HEV-õppijaga. Ja siis sellisele kodulehele me oleme paigutanud siis meie kogemuse ja te saate pärast tulla uudistama, et see koduleht meil hakkab siis olema nii Astangul kodulehel kui ka tuleb ka Astangu Facebooki lehele ja siis te saate näha, et oleme sinna pannud ka siis meie kogemuse, kus me räägime siis sellest, milline on olnud siis keelekümbluse aasta Astangul ja siis oleme sinna ka pannud natuke tutvustavat infot sellest, milline on see HEV-õppe keeleõppes. Ja tegelikult oleme erinevate uuringute tulemustest kokkuvõtvalt pannud, millised on need takistused, mis võivad olla siis HEV-õppijal keeleõppes, aga tegelikult nendele vaatamata kõige tähtsam on õppijakeskne õpetamine ja kuidas seda õppijakeskset õpetamist luua. Samas veel üks tähtis või kõige tähtsamad on tegelikult õppetöö läbimise põhimõtted, kus me oleme siia toonud välja tegelikult selliseid aspekte nagu üks raskus korraga, siis kuidas anda õppijale iseseisvud, kuidas siis valida sobivat õppesisu ja siia me oleme ka tegelikult pannud need keeleõppe etapid ja alustasime ka õppekeskkonnast ja õppetöös, siis hüppan sellel kodulehel edasi-tagasi, aga vaatame ja seda õppekeskkonda ja siis kuidas siis me toetame meie HEV-õppijad läbi selle, milline peaks olema see füüsiline õppekeskkond, milline on selle roll, milline peab olema vaimne ja sotsiaalne ja kui me võtame keeleõppe etapid ja see on see, millest me tegelikult lähtusime ka selle keelekümblus kohanemise kursuse siis kavandamisel on see, et esimesel poolaastal, kui on vaikiv periood ja siis me keskendusime siis suhtluskeele siis omandamisel ja siis teisel keeleõppe etapil, nagu me Tiinaga juba mainisime, et
siis mõttes oli individuaalse õppetee kujundamine ja keskendume sellel, et meil oleks siis läbi praktiliste tegevuste toetatud ainekeele omandamine. Ja siin on väga tähtis teile tööriistakast, mis hakkab meil aina uuenema ja siis me hakkame sinna lisandama veel siis allalaaditavaid materjale, kui me praegu vaatame, siin on mõned, nagu meie praegu ei hakka vaatama, aga seal on mõned meie näited ja siis siin on ka tegelikult meie diferentseerimise jaotus ja diferentseerimisel meie siis vaatasime ja siis jälgisime Cummingsi nelikjaotuse, mis on hea mudel selleks, et kuidas üks õpetaja saaks vaadata, millised on need ülesanded vastavalt nende raskusele ja vastavalt sellele, milline on siis ülesanne kognitiivne ja keeleline raskus. Ja hindamise all me tegelikult kirjeldasime seda, millised on hindamise põhimõtted, natuke rääkisime siis Astangu oskushindamise mudelist, siis kirjeldasime sellest, kuidas siis oli jooksev jälgimine ja tagasisidestamine ja kirjeldasime meie kogemuse siis eesti keele kui teise keele taseme töö läbiviimisega. Ja lisamaterjalidest oleme siia kogunud siis tegelikult erinevad LAK-õppe teemalise materjale, et siis kuigi neid on palju ja need samas on erinevatel kodulehtedel, on väga hea, kui neid on ühest kohast võtta. Ja me ei saanud lisamata jätta siis meie peakangelast, et see on siis ongi Edgar Kukushkin ja Edgar siis räägib tegelikult oma kogemusest ja siis need ongi meie toredad noored, meie Edgari kohanemiskursuse õppijad. Ja natuke kirjeldasime siin seda, kuidas Astangu keskus ongi seesama eestikeelne õppekeskkond, mis meie noori toetab. Ja siin te saate ka tegelikult leida meie kontakte, et kuidas saab siis leida neid inimesi, kes selle kodulehe sisu ja siis kodulehe haldamisega ja erinevate sellega seotud küsimustega tegelevad. Et on olnud väga tore siis teiega siin täna olla ja siis suhelda sellisel väga tähtsal teemal nagu keeleõppe just HEV-õppijatele, sest tegelikult kõik uuringud näitavad ja tõestavad seda, et HEV-õppija on võimeline õppima teises keeles ja on võimeline õppima teist keelt, kui talle on loodud selleks just soodne ja toetav keskkond. Ja just sellist keskkonda on pakkunud Edgari keelekümbluskohanemiskursusele Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus ja need suurepärased ja toredad õpetajad, kes siin on täna meiega olnud, eelkord suur tänu Tiinale, Viktoriale ja Kristile. Ja ma veel kord rõhutan, et tänase kohtumise videosalvestust on võimalik järel vaadata. Info siis tuleb siia samasse Astangu Facebooki lehele. Ja siis meil on valminud ka keeleõppemudel, mis põhineb siis Edgari kohanemiskursuse kogemusele ja seda keeleõppemudelit siis saab varsti leida ka nii siis selle keelekümbluskursuse kodulehel kui ka siis Astangu kodulehelt. Et siis suur tänu veel kord teile kõigile, et olete meiega olnud ja tulite siis kuulama meie kogemusest ja soovime teile kena päeva jätku. Kõike head!